26. mai ja teisipäev ning eesti keele tund. Ja täna siis tõepoolest viimane eesti keele tund, kus püüame rääkida kõnekäändudest ja natuke anekdootidest ka. Ning siis on põhimõtteliselt ka meie eesti keele õpik läbi. Sinna küll jääb veel kordamisosa. Ja ma mõtlesin, et äkki kolmapäevaks võiks mingi sellise kokkuvõtva kordamisosa teha ka, et kes siis soovib, saab seda ka vaadata. Aga kuna kolmapäeval tuleb teil raamatud juba koolimajja kõik tagasi tuua, siis raamatut teil enda käes enam sel päeval ei ole. Aga kuna töövihik on, siis töövihikust, kes soovib, saab need viimased harjutused ka veel ära teha, mis seal tegemata on jäänud. Ja täpselt sama lugu siis nende töölehtedega ka, et mida me ei ole töölehtedega, tähendab, milliseid töölehti me ei ole nüüd jõudnud täita, siis need jäävadki kas suveks täitmiseks või siis, kui parasjagu vihmased ilmad on ja igav on, eks ole. Nii, aga täna räägime siis kõnekäändudest ja meil on õpikus selline vahva lugu leheküljel 92 nagu Peep ja sõnad. Võib-olla on keegi teist juba seda raamatut lugenud, siis sa juba tead, mis meid ootab. Nii, aga loen sulle ette, et saaksid ka aimu, mis selles loos siis toimub. Tegelikult see raamat on palju pikem ja meil on siin mõned katkendid selle kohta, sellest raamatust mõned katkendid, et tekitadagi sinus huvi, et kes ei ole veel lugenud, et siis sa võiksid seda teha. Nii, aga kuulake. Peep ja sõnad ja autoriks on Eno Raud ning selle loo pealkirjaks, mida sellest raamatust ma siis lugema hakkan, on Vesi ahjus. Peebu vanaema ja vanaisa kodus oli suur vanaaegne ahi. Sellel ahjul mahtus koguni pikutama. Üles pääses mööda väikest redelit. Kord otsustas ka Peep ahjul pikutamist proovida. Ta ronis redelit pidi üles ja seadis ennast seal mõnusasti külili. Varsti tuli igavus kallale. Peep tahtis alla tagasi ronida, aga üle ahju ääre alla vaadates hakkas kõhe. Kole kõrge tundus ahi sealt ülevalt. Peep hakkas hirmuga appi hüüdma. Vanaisa astus tuppa, vaatas Peebu poole ja mühatas. Noh, juba vesi ahjus. Mida see siis pidi tähendama? Vesi ahjus. Peep teadis küll, et linnas keskküttega majades on radiaatoritest tuline vesi. Aga see siin on ometi vanaaegne ahi. Kärmesti nagu orav ronis Peep mööda redelit alla ja tõmbas ahju ukse lahti. Võta näpust, ütles Peep. Ei ole siin vett midagi. Vanaisa astus Peebu juurde ja võttis talt näpust kinni. Nüüd hakkas Peep naerma. Lõpuks ometi ta sai aru, et sõnadel võib mõnikord olla mitut moodi mõte. Ja nii, mida Peep seal ahju otsas tegi? Pikutas, eks ole, tahtis ka pikutama minna, nagu vanaisa seda aeg-ajalt teeb. Ja mida vanaisa talle ütles, kui ta kisama hakkas? Et juba vesi ahjus. Nii, ja võt nüüd see sama väljend vesi ahjus ja pärast, mida Peep siis ise ka nagu kasutas, mitte sama lauset, aga teistsugust lauset, võta näpust, võt sellised laused ongi kõnekäänud. Nii, ja kui sa nüüd vaatad siin ekraani peal neid kahte tüdrukut, siis üks tüdruk küsib ka, miks vanaisa ütles, et vesi on ahjus? No miks vanaisa ütles, et vesi on ahjus? Sest Peep oli nutma hakanud, eks ole, et vesi ahjus tähendab pisaraid. Nii, see on vana kõnekäänd, vastab teine tüdruk. Vesi ahjus tähendab teiste sõnadega, et keegi on täbaras olukorras. Täbaras olukorras, et ta on pisut hädas, eks ole. Nii. Ja mida Peep kartis? Peep kartis kõrgust. Ja nüüd on meil siin reegel.
Kõnekäänud on vanast ajast pärit ütlemised, kus sõnadel on mitut moodi mõte. Kõnekäänuga saame oma juttu toredamaks ja huvitavamaks muuta. Nii, aga nüüd ma siin selles raamatus Peep ja sõnad tuleb veel väga vahvaid selliseid kõnekäände. Me loeme sinuga kindlasti veel järgmiseid lugusid ka, aga teeme sellise vahepealse väikse pausi ja mina kuvan sulle siia ekraanile mõned sellised laused ja sina püüa mõistatada, mida sellega on öelda tahetud. Nii, ja esimene on võta jalad selga. No võta ükskord jalad selga. Mis see võiks tähendada? Jaa, et võta jalad selga ja hakka liikuma, eks ole, et hakka juba ükskord minema. Nii, tuleb järgmine. Ära kaota pead. Ära kaota pead. No millal inimene võib pea ära kaotada? Ega ta ju niisama pead ära ei kaota, eks ole? Ja see tähendab seda, et inimene ei tohi enesekontrolli kaotada, eks ole. Ta ei tohi endast väga välja minna, siis öeldakse selle peale, et ära kaota pead. Nii, järgmine. Sain triibulised püksid. Nii, see ei tähenda nüüd seda, et keegi on saanud endale triibulised püksid, vaid see tähendab hoopis midagi muud. See on ühes Peebu ja sõnade loos täiesti olemas ka, et meil seda lugu siin raamatus ei ole. Ma võin hästi kiiresti selle loo sulle ära jutustada, et kui Peep läks vanema vanaisa juures tahaeda, siis seal oli palju erinevaid marju. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis seal olid vist karusmarjad või tikrid ja need ei olnud veel päris valmis. Ja vanaisa tõenäoliselt ei lubanud Peebul neid toorest peast süüa. Ja siis hoiatas teda, et kui sa neid sööd, siis saad endale triibulised püksid. No mis sa arvad, mida see vanaisa lubas talle? Kas ta lubas talle tuua linnast triibulised püksid? Peep muideks arvaski nii, et vanaisa läheb siis linna, kui ta tikreid sööb, neid tooreid tikreid sööb. Ja siis vanaisa toob talle triibulised püksid. Ja mis sa arvad? Muidugi läks ta neid tooreid marju sööma. Ja siis küsiski vanaisa käest, kas sa tood nüüd mulle triibulised püksid. Aga mida vanaisa mõtles? Ja vanaisa mõtles, et ta annab vitsa talle, eks ole, et siis tulevad triibulised püksid jalga. Nii, järgmine. Vedasin teda ninapidi. See on nüüd samamoodi nagu see sõna oli, et võta näpust. Vanaisa tuli, võttis ka näpust kinni. Nii, vedasin teda ninapidi. Kas keegi võttis kellelgi ninast kinni ja hakkas vedama? Jah, kindlasti mitte. See tähendab petmist või tüssamist, eks ole. Et vot millised vahvad sõnad. Nii, nüüd ma vaatan kohe edasi, mida me saame sinuga edasi teha. Teeme vahepeal ühe töövihiku harjutuse ära. Ja siis loeme edasi ja vaatame, mis põnevaid lugusid veel tuleb. Nii, töövihik lehekülg 48. Töövihik lehekülg 48. Nii. Ja loeme. Mida need kõnekäänud tähendavad? Ühenda joonega. Nii, arutame kõigepealt kõik läbi ja siis ma kuvan sulle vastuse ja sa saad rahulikult kõik vastused õigesti ära kirjutada. Aga arutame kõigepealt, eks ole? Nii, no loeme kõigepealt ette sõnad või laused. Tal on pikad näpud. Laseb leiba luusse. Tegi sääred. Kõht lööb trummi. Ja nüüd vaatame, mis siin piltide peal on. Jooksis minema. Kõht on tühi, puhkab pärast söömist ja kipub varastama. Nii, no mis sa pakud? Tal on pikad näpud. No kellel võiks olla pikad näpud siin pildi peal? Ja see, kes kipub varastama, selle kohta öeldakse, et pika näpu mees. Nii, laseb leiba luusse.
laseb leiba luusse ja nii see tähendab, et puhkab pärast söömist, et kui ta on kõhu täis söönud, siis jääb puhkama ja siis öeldakse, et leib läheb luusse, eks ole. Pärast söömist ei jaksa midagi teha. Tegi sääred. Jah, jooksis minema, kuidas veel öeldakse, lasi jalga, eks ole, selline kõnekänd ka kohe. Nii, ja kõht lööb trummi, sobib siis kokku, kõht on tühi. Nii, kuvan siia vastused. Siin on jälle üks tore ämblikuvõrk. Mida meie teeme? Nummerdame, väga õige. 1, tal on pikad näpud ja pildi juurde ka 1. Laseb leiba luusse 2 ja siia kirjutan ka number 2. Tegi sääred 3 ja kirjutan pildi juurde 3. Kõht lööb trummi 4 ja kõht on tühi 4. Siis näeb su töötükk maad ilusam välja. On meeles? Nii, ja tuleb harjutus 2. Harjutus 2. Ma loodan, et sa jõudsid selle ära teha. Kes ei jõudnud, paneb vahepeal stoppi. Nii. Natukene liigutan ennast. Moodusta sõnadest lause. Millised sõnad siin on? Mulle, pähe, ära, kärbseid, aja. Nii, mulle pähe, ära, kärbseid, aja. Mis sind praegu siin aitab? Reegel aitab, on ju nii. Lause algab suure algustähega ja lõpeb kas punktiga, hüüumärgi või küsimärgiga. Praegusel juhul on sul 2 sellist abimeest olemas. Ühe kasti sees on üks sõna suure algustähega ja ühe kasti sees lõpeb sõna hüüumärgiga. Järelikult esimese ja viimase sõna saime teada. Esimene on ära ja viimane on pähe. Nii, missugune lause sellest siis tuleb? Kui sa nüüd nuputad natuke aega, siis pane korraks video stoppi ja tule siis tagasi, kui sa oled oma lause ära kirjutanud ja vaata, kas sul tuli samasugune lause. Nii, ja vastus on olemas. Ära aja mulle kärbseid pähe. Kellel nüüd läks natuke teistmoodi, siis on sul võimalus hetkel praegu siis parandada. Nii. Ja saame edasi liikuda. Saame edasi liikuda järgmise lehekülje peale õpikus lehekülg 94. Õpikus lehekülg 94. Nii kahjuks ei ole mul sulle siia mingit pilti panna, et oleks teistsugune taust, aga kuula siis niisama, eks ole. Ja järgmise pala pealkiri on jänes põues. Vaatame, kas jänes on tegelikult ka põues. Kord tuli Peebule külla tema sõber Mikk ja poisid hakkasid õuel majade ehitamist mängima. Mikuga oli niisugune täbar lugu, et ta kartis kangesti kukke. Ja kui Peebu vanaema suur kirju kukk äkki kõva häälega kires, pistis Mikk hirmuga toa poole jooksu. Peebu vanaema juhtus parajasti õue peal ringi toimetama. Ta vaatas Mikule järele ja ütles, sellel poisil on küll jänes põues. Nii, kui Peep seda kuulis, tormas ta kange kiiruga Mikule järele. Näita jänest, palun näita jänest, hüüdis ta heleda häälega. Hakkame hoopis jänesega mängima. Kuid Mikk ei saanud Peebule jänest näidata. See polnud ju mingi tavaline jänes, vaid hoopis isemoodi loom, keda silmaga ei näegi. Nii, no mis sa arvad? Kõigepealt, miks Mikk üldse toa poole jooksis? Sest ta kartis kukke, eks ole. Ja mida siis ütles Peebu vanaema? Sellel poisil on küll jänes põues. Mida vanaema tegelikult sellega mõtles, et tal on jänes põues? Sest Peep tahtis ju kohe minna vaatama, kas tal on jänes põues, et mängiks jänesega. Ja praegusel juhul tähendas see seda, et jänes põues oli hirm. Tal tuli
hirm peale, sest ta kartis keda? Kukke. Just nii. No vot. Aga nüüd saame vahepeal sinuga ära teha ühe töövihiku harjutuse veel ja siis teeme veel kõnekäändude mängu. Sobib sulle? Nii, töövihik, lehekülg. Mis ta meil siis on? 49. Töövihik, lehekülg 49. Aha, mina ei jää ette. Väga hea. Nii ja sinu ülesanne on joonista iga kõnekäänu kohta pilt. Kirjuta pildi kõrvale kõnekäänu tegelik tähendus. Nii, ma tean, et sa hakkad kohe ütlema, et oi, ma ei oska joonistada, et see on nii keeruline ja nii raske. Aga sul on luba ju joonistada ka neid kriipsujukukesi, eks ole? Et sa ei pea nii täpselt joonistama, nii nagu selle esimese pildi peal parasjagu on. Aga et sa joonistaksid sarnaselt siis sellele kõnekäänule mingi pildi ja saaksid sinna kõrvale siis kirjutada, mida see kõnekäänd tegelikult tähendab. Et see on sinu enda ülesanne, et kuidas seda tööd siis sina parasjagu teed, eks ole. Aga jäta meelde. Jäin tema vale juttu uskuma, ta ei pannud seda tähele. Nii, vot sellised asjad siis seal. Ja esimene kõnekäänd on. Ta tõmbas mu haneks ja pildi peal on näha, et tüdruk tõmbab hane sabast. Nii, mis oleks selle tegelik tähendus? Mõtle nii kaua, ma tulen kohe tagasi. Üks asi seal krabiseb. Nii, minu Kiisu tahtis tähelepanu saada. Ta tõmbas mu haneks. Mis see siis tähendab, ta tõmbas mu haneks? Just nimelt, ta valetas mulle, eks ole, ta valetas mulle. Et sinna kõrvale siis saadki kirjutada, et ma jäin tema vale juttu uskuma, nii nagu näiteks siin üleval on. Nii, teine. See jäi tal 2 silma vahele. No, missuguse pildi sa saaksid joonistada? See jäi tal 2 silma vahele. Siia 2 silma vahele. Saad teha näo ja saad joonistada sinna midagi, eks ole? Et selline mulje nagu jääb. Nii, aga mida see tegelikult tähendab? Just. Siin on olemas sul juba see vastus. Ta ei pannud seda tähele. Nii et sa saad selle sama lause kirjutada siia teise rea peale. On nii. Ja 3. Pane kõrva taha. Nii. Millise pildi saad joonistada? Saad joonistada kõrva ja midagi saad panna kõrva taha. Et ma usun, et sealt tulevad väga huvitavad pildid. Aga vastuse, mis sa siia kirjutada saad, on jäta meelde. Nii, et sul on abilaused siin üleval kõik olemas. Nii, sul läheb nüüd natukene selle kirjutamise ja joonistamisega aega, eks ole, et pane siis korraks video stoppi ja kui sa oled kõik need asjad sinna ära joonistanud ja kirjutanud, siis tule tagasi, siis mängime ühte kõnekäändudega mängu. Nii, kui sa nüüd oled tagasi, siis mängime sellist mängu, et kuigi mina sind ei näe, mida sina seal teisel pool ekraani teed, aga sina saad ikkagi liigutusi teha, eks ole. Mina kuvan siia ekraanile mingid laused ja sina katsu nüüd kehakeelega, mitte sõnadega, eks ole, vaid kehakeelega teha neid liigutusi. Et mida need laused siis tähendavad. Et teeme kohe esimesega proovi, eks ole. Nii, vaatan, kas on hästi näha. Nii, ja siin on 2 lauset. Esimene on, keel on vestil. Nii, mida sa mulle näitaksid, kui keel on vestil? Ja tõenäoliselt ajaksid keele väga suust välja siia vesti peale rippuma. Kas on nii?
Aga katsetame, proovime, eks ole, saad natukene liigutada ja ei pea nii pikalt istuma. Nii, keel on vestil. Järgmine. Kõht lööb pilli. Kuidas sa näitad mulle kehakeelega, kätega, millega iganes, et kõht lööb pilli? Mis see kõht lööb pilli siis tegelikult tähendab? Kas kõht on tühi või kõht valutab, eks ole? Nii, oled valmis järgmisteks? Järgmised sõnad on. Võta näpust. Nii nagu oli selles loos, eks ole, et vanaisa tuli, võttis Peebul näpust kinni ja siis sikutas. Nii, mis see tähendas? Et tegelikult asjad ei olnudki nii, eks ole. Nii, ajad puru silma. Näita, ära ütle, vaid näita. Ajad puru silma. Ja mis see tähendab? Ajad puru silma. Jah, luiskad või valetad. On nii. Võtame järgmised. Jäi 2 silma vahele. Nii, jäi 2 silma vahele. Mis see tähendab? Ei jäänud meelde, eks ole, ei pannud seda väga hästi tähele. Nii, ja teine, rääkisid mulle augu pähe. Kuidas sa seda näitad? Ja mis see tähendab? Et keegi rääkis su nii ära, et sa oled valmis mingisugust asja tegema. On nii? Võtame järgmise. Ei liiguta lillegi. Kuidas sa seda kehakeelega näitad? Ei liiguta lillegi. Ja mis see tähendab? Et ei tee mitte midagi, on ju? Nii, järgmine. Peidab pea liiva alla. Nii, kus su pea kadus? Kas sa pistsid ka pea liiva alla? Pigem laua alla vist, eks ole? Nii, ja mis see tähendab? Poebki peitu, eks ole, et ta poeb mingite asjade või tegemiste eest peitu. Kas sa tead veel, kes pea liiva alla pistab? Oled kuulnud? Öeldakse, et jaanalinnud pistavad pea liiva alla, et kui nad näevad mingit ohtu tulemas. Tegelikult jaanalinnud on väga kiired jooksjad. Nad võivad hästi ruttu eest ära joosta. Aga kui nad näevad, et nad ei saa põgenema, siis mis nad teevad? Siis nad väidetavalt pistavad pea liiva alla, kuigi nende keha on hästi suur. Aga siis nad ise arvavad, et nad on nüüd peidus ja neid mitte keegi ei näe. Nii. Nad on nagu 2 tilka vett. Nüüd jäin mina ette. Nad on nagu 2 tilka vett. Näita. Ja see tähendab mida? Ja nad on ühtemoodi. Näiteks kaksikud on täiesti ühtemoodi. Või koerakutsikad või kiisupojad, eks ole, need võivad ka vahetevahel olla täiesti ühtemoodi. Või siis 2 ühtemoodi lille. Mõtle veel välja, mis võiks olla 2 ühtemoodi asja, eks ole. Nii, edasi. Ta ei seisa pudeliski paigal. Näita, kuidas on. Ta ei seisa pudeliski paigal. ja mis see tähendab? Ta on väga liikuv, eks ole, et ta tõepoolest ei suuda üldse paigal seista. Nii, ja tulevad viimased sõnapaarid. Peksab keelt. Kuidas sa keelt peksad? Aga mis see tegelikult tähendab? Ja see tähendab, et ta räägib taga või klatšib, nagu öeldakse, eks ole, et ei peksa oma keelt. Nii, ja murrab pead, ära endale haiget tee. Murrab pead. Nii, aga mis see tegelikult tähendab, murrab pead? See tähendab seda, et keegi mõtleb väga pingsalt, eks ole, et mis nüüd saab või mida nüüd teha. Nii, nüüd me oleme vahepeal ennast liigutanud ja läheme järgmise loo juurde, mis on leheküljel 96. Kui sulle nüüd tundub, et sa nüüd väsisid ära, siis mine tee väike paus, aga meil läheb veel tund edasi. Nagu ma ütlesin, et täna tuleb pikem tund, et teeme need kõnekäänud ja anekdoodid on ka veel tulemas. Nii, veel üks vahva lugu on siis leheküljel 96 ja kahjuks ei ole jälle pilti näidata, jätan praegu selle tausta nagu on. Peep ajab vanaemale kärbseid pähe. Nii. Kuidas saab kellelegi kärbseid pähe ajada?
Kas lähed ja korjad kõik kärbsed kokku ja siis lased nad lahti? Aga kuulame, mis Peep tegi. Vanaema, tee mulle koogelmoogelit, palus Peep. Kas sa tead, mis asi on koogelmoogel? Jah, see on munakollane, mis on suhkruga segi aetud ja lahti klopitud, eks ole, hästi magus. Enne sööki ei tee, ütles vanaema. Koogelmoogel võtab söögiisu ära. Kallis vanaema, mangus Peep edasi. Ma kohe ei saa ilma koogelmoogelita olla. Küll sa saad, ütles vanaema. Ära ole nii maias. Ma ei olegi üldse maias, käis Peep peale. Ma lihtsalt vajan koogelmoogelit. Mine parem õue mängima, ütles vanaema. Ma ei saa mängida, kui sa koogelmoogelit ei tee, jonnis Peep. Ja siis ütles vanaema. Ära aja mulle kärbseid pähe. Peep vaatas ehmunult vanaemale otsa. Üks kärbes lendles tõepoolest ümber vanaema pea ja laskus vanaema kõrvalestale istuma. Kas kärbsed lähevad läbi kõrvaaugu pähe? Küsis Peep viimaks. Vanaema hakkas naerma ja ütles ainult. Kui sa hea laps oled, saad koogelmoogelit pärast lõunasööki. Vot milline lugu sellest, kuidas Peep vanaemale kärbseid pähe ajas. No, mis sa arvad, mis see tegelikult tähendas, kui kõnekäänud olid sellised laused või sõnad, mis siis tähendasid nagu hoopis midagi muud või tähendas mitut moodi, ühel lausel võis olla mitut moodi tähendus, siis mis praegu võis tähendada see, kui vanaema ütles, et ära aja mulle kärbseid pähe. Nii, see tähendas seda, et Peep ei manguks vanaema käest ja ei ütleks talle, et ta ei saa ilma koogelmoogelita elada. See tähendab, et see ajabki nagu kärbseid pähe, et saad ju tegelikult küll ilma koogelmoogelita elada, eks ole. Aga Peebule tundus, et tema vist küll ilma koogelmoogelita elada kuidagi ei saa. Nii, ja nüüd on meil töövihikus üks väga vahva ülesanne ja töövihiku lehekülg on 50. Töövihik lehekülg 50. Ja küsimus on, värvi õige vastus kollaseks. Millest on tehtud koogelmoogel? Kas sa kuulasid, mis ma rääkisin? Soolast ja võist, munast ja suhkrust või juustust ja leivast? Õige vastus värvi kollaseks. Nii, kas sa värvisid vastuse ära? Nii, ja õige vastus on ekraani peal. Teine ülesanne. Meenuta selle nädala lugemispalasid ja vasta küsimustele. Me just lugesime neid. Mille pärast Peep esimeses loos hirmu tundis? Kas sul on meeles, mille pärast ta hirmu tundis? Ta ei julgenud ahju otsast alla ronida, eks ole? Nii. Teine küsimus. Mida või keda Mikk teises loos kartis? Kukke, eks ole. Miks vanaema kohe Peebule koogelmoogelit ei teinud? Sest see võtab söögiisu ära. Nii, ma kuvan kohe siia need vastused ka ja siis sa saad nad ilusa käekirjaga endale sinna ära kirjutada. Nii et pane korraks video stoppi ja palun kirjuta ilusa käekirjaga need laused ära. Siis sa saad natukenegi harjutada seda käekirja kirjutamist ka, eks ole. Ja kui oled valmis, siis tule jälle tagasi. Nii, kui see on tehtud, siis kolmas ülesanne on ka selline päris vahva ülesanne. Värvi siniseks ruudud, kus kuuled sõnas pikka kaashäälikut. Mäletad, mis olid kaashäälikud? Millised olid kaashäälikud?
kõik need, mis olid sinised ja rohelised, eks ole. Nii et sul on siin kontroll juba kõrval olemas ja on öeldud, kontrolli, kas sa said sellise mustri, et sa oled värvinud samamoodi. Nii et mina sulle õiget vastust kuhugile ette panema isegi ei pea, sest sul on siin juba selline spikker olemas, eks ole. Aga nüüd on veel üks selline teema, mida ma tahtsin sinuga puudutada, ja see teema on anekdoodid. Ja anekdoodid on sinul siis õpikus ka lehekülg 98 ja 99. Et kui me rääkisime täna kõnekäändudest, siis on olemas veel sellised vahvad naljakad lood nagu anekdoodid. Nii, ja vaatan, kas ma saan mingi muu pildi ka siia ette panna. Vist ei ole mul mingit sellist lugu siia küll panna. Aha, need samad lood saan panna, mis teil ka õpikus on. Nii, naljalood. Naljalood ehk anekdoodid. Loen sulle siis neid ette. Ja vaatame, kas on naljakad või ei ole. Õpetaja ütleb, lapsed, võtke nüüd kahekaupa rivisse ja läheme kõik koos sööklasse ja pidage meeles, et keegi suud lahti ei tee. Nii, kui nad lähevad sööklasse ja keegi suud lahti ei tee, siis ei saa mitte keegi süüa, eks ole. Nii, lähme edasi. Väike Juku vaatab pealt, kuidas suuremad lapsed arsti mängivad. Oi, kuidas mu kurk valutab, ütleb suur poiss. Mänguarst annab talle kommi ja ütleb. See rohi peaks su varsti terveks tegema. Oi, kuidas mul tomat valutab, karjatab Juku. Nii, mis tal valutas? Tomat. Järgmine lugu. Õpetaja ütleb, näita nüüd Juku mulle oma koduseid ülesandeid. Oi, õpetaja, ega te ometi taha minu pealt maha kirjutada, imestab Juku. No miks õpetaja tahtis koduseid ülesandeid näha? Kas selleks, et Juku pealt maha kirjutada? Nii. Järgmine lugu. Emakeeletunnis küsib õpetaja. Teatavasti on eesti keeles 9 täishäälikut, aga kes teab, kuidas nimetatakse ülejäänud häälikuid? Palun, Juku. Need on tühjad häälikud, teatab Juku. Järgmine lugu. Juku, kas sa oskad ujuda? Küsib õpetaja. Jaa, oskan küll. Aga kus sa ujuma õppisid? Tahab õpetaja teada. Vees loomulikult, teatab Juku. Järgmine lugu. Jänes küsib sajajalgselt. Kas tuled talvel minuga suusamatkale? Ei viitsi, teatab sajajalgne. Igal talvel läheb nii, et kui olen lõpuks kõik suusad alla saanud, siis on kevad juba käes. Eks ole, et sajajalgsel on tõesti 100 jalga ja kuni ta ükskord kõik suusad alla jõuab panna, on tõesti vist juba kevad kätte jõudnud. Aga anekdoote on siis sellises toredas raamatus, nagu sul siin õpikuski näitab, Juku ja teised. Nii et saad lugeda sealt siis ka erinevaid Juku lugusid. Aga nüüd on mul selle selline küsimus, et milline on hea nali? Tõenäoliselt see, mille peale inimesed naerma hakkavad, eks ole. Aga millal muutub nali narrimiseks? Millal muutub nali narrimiseks? Ja siis, kui räägitakse ühte nalja ja räägitakse kellegi kohta niimoodi avalikult, seda võib juba narrimiseks ja võib olla ka mõnitamiseks nimetada, eks ole, et
peab olema hästi ettevaatlik igasuguste naljade tegemisega. Et kui teha nalja kellegi teise kohta, siis alati mõtle, kas sina tahad, et keegi sinu kohta samasugust nalja teeb, ja kuidas sina ennast siis parasjagu tunned, eks ole. Et millised need head naljad on, et mis siis nagu sind naerma ajavad. Et alati peab mõtlema muidugi ka, kas see ka teisi naerma ajab, eks ole. Loen sulle veel mõned sellised jukunaljad ette, mis mul siin olemas on. Juku, kas su ema-isa on suured raamatusõbrad? Loomulikult, neil on juba ammu kõik maailma raamatud läbi loetud. Kust sa seda tead, Juku? Igatahes nii kaua, kui mina mäletan, pole neil küll tarvidust olnud ühtki raamatut kätte võtta. Järgmine nali. Juku, miks sa enam hoovis teiste poistega ei mängi? Kas sina, ema, mängiksid sellega, kes pidevalt sohki teeb? Ei, loomulikult mitte, ütleb ema. No näed nüüd, nemad arvavad samuti. Mõtle, kus oli naljakoht. Juku, ma kuulsin, et sa tahad suureks saades arstiks hakata. Juku vastab. Varem tahtsin küll, aga nüüd mõtlesin asja üle järele. Nii loll ma ka ei ole, et tahaksin mitu korda päevas vabatahtlikult käsi pesta. Kas ainult arstid peavad käsi pesema? Järgmine lugu. Eile öösel läksid meie naabrid täitsa peast segi. Koidikuni muudkui karjusid, kolkisid radiaatoreid ja tagusid rusikatega vastu seina. Miks sa, Juku, siis politseid ei kutsunud? Ei mina viitsinud sihukeste asjadega tegeleda. Valmistusin aga rahumeeli muusikakooli eksamiks ja puhusin oma trompetit edasi. No mis sa arvad, miks need naabrid koidikuni muudkui karjusid ja kolkisid radiaatoreid ja tagusid vastu seina? Vot, sellised lood, et selliseid vahvaid lugusid on igasuguseid teisi ka. Ja kui sa nüüd vaatad edasi oma raamatus, eesti keele õpikus, siis sealt tuleb veel Betsoni peenramaa, mis tegelikult on ka väga vahva lugu, mida sa võiksid lugeda, kui sa nüüd veel jaksad ja jõuad millalgi. Ja siin on juttu veel riimuvatest sõnadest. On sul meeles, mis on riimuvad sõnad? Riimuvad sõnad olid meil luuletuses, eks ole. Ja edasi tuleb kordamisosa ja nagu ma ütlesin, siis selle kordamisosa kohta ma arvan, et äkki ma teen veel mingi eraldi video, et saaks asju üle korrata. Ja töövihikus täpselt samamoodi on siis olemas ka veel edasi, hakkabki kordamisosa leheküljel 52. Nii et selle kordamisosa võid siis ära täita siis, kui sul parasjagu igav on või suvel vihma sajab ja igav on. Või kes jaksab, võib ka kohe ära teha, et ära ei ununeks need asjad, mis me sinuga õppinud oleme. Ja ongi meie eesti keele õpik siis selleks korraks läbi. Ära siis unusta, et sul tuleb raamatud kõik kooli tagasi viia, mida sa sealt oled laenutanud. Ja millal me siis sinuga jälle kohtume? Tõenäoliselt kes nüüd vaatab homset eesti keele tundi, siis homme. Ja kui me sinuga enne ei kohtu, siis alles uuesti sügisel ja 1. septembril. Ma loodan, et sul saab olema väga tore ja vahva suvepuhkus.